Pariis, aitäh, et mind vastu võtsid. Oleme näinud olukorra eskaleeramist, eks ole, lähtudes sellest, mis toimub Hormuzi väinas. Trump jälgib nafta ja gaasi hindu. Ma arvan, et tema punane joon on $90 barreli eest. Tõenäoliselt hakkab ta seal läbirääkimisi pidama, sest ta ei taha, et hind tõuseks tagasi $125. Ainus põhjus, miks ma seda mainin, on see, et ma arvan, et see on ainus takistus president Trumpile enne vahevalimisi. Kui rääkida sellest taktikast, mida Iraan pidevalt kasutab provokatsioonid järeleandmiste saamiseks, siis me ei tohi enam lasta sellel toimida. Mida ma selle all mõtlen, on see, et meie tulime läbirääkimistele, nemad tulid läbirääkimistele ja iga punkt selles arusaamatuse memorandumis oli järeleandmine Iraanile. Nüüd, kui oleme neid võtnud õiguse või võimaluse müüa naftat vabaturul, hakkab see neid järgmise 30 päeva jooksul kahjustama. Aga me peame jätkama seda sõjalist survet ega tohi 30 päeva jooksul läbi rääkida, hoides majanduslikku survet ja sihtides IRGC rajatisi. See võib küll panna Iraani Iisraeli ründama, aga ma ütlen teile, Iisraeli sihtmärgid on hoopis teistsugused kui meie omad. Meie omad on keskendunud Hormuzi väinale, nende omad on keskendunud juhtkonnale. Nende omad on keskendunud selle juhtkonna nõrgestamisele veel 3 või 4 taseme võrra. Just seda Iraan kardabki. Ja muidugi, teate, isegi iga kord, kui nad telefoni tõstavad ja proovivad presidendiga rääkida, siis kõik meist, kes Iraani hästi tunnevad, ja ma ütlen seda ameeriklasena, ma ei tunne seda nii hästi kui teie, aga ma olen 30 aastat Iisraeli kuulanud. Me alati küsime, mida ta teeb. Nii et meile see meeldib. Jätkake samas vaimus, hoidke majanduslikku survet peal. Ja režiim on 30 päeva pärast palju meeleheitikumas olukorras. Kuulge, ma tean, et olete selles piirkonnas aastakümneid tegutsenud ja sellega seotud olnud. Ma tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta. See, mida me nägime Homeini matustel, mida me siin jälgisime. No oleme alati eeldanud, et Iraanis on tõenäoliselt umbes 20 miljonit režiimi toetajat, kogu elanikkonnast umbes 90 miljonit inimest. Võib-olla kinnitavad seda ka need pildid. Iraani revolutsiooniline kaardivägi, vaadake, nad räägivad maailmale, vähemalt oma maailmale, tõeliselt messiaanlikes, sügavalt religioossetes terminites. Kas nad saavad praegu taas mõju ja võimu juurde? Mida me sel nädalal näeme? Nii et mida me näeme on see, et peame meenutama, kui Qasem Soleimani tapeti. Tulid inimesed tema matuse protsessioonile. Paljud neist olid õnnelikud, et Qasem Soleimani tapeti. IRGC ja Basi teevad seda, et nad saavad teada, kes ei olnud meeleavaldusel kohal. Nad saavad teada, millised Iraani perekonnad ei olnud matuse protsessioonidel, ei olnud režiimi toetamise üritustel ja siis nad karistavad neid. Palju sellest põhinebki sellele, et kui me ei ole seal väljas, siis Basi tuleb ja küsib, miks me ei olnud. Seega peame selle oma arvestustesse võtma. Kui asi puudutab IRGC-d, ISIS-t või Al-Qaidat, siis iga kord, kui juhid kõrvaldatakse, toimub nõrgenemine. Järgmine inimene peab vastuma asemele. Nad peavad olema vägivaldsemad, mis seab nad suuremasse ohtu. Ja me näeme nõrgenemist. Me näeme seda Iraani revolutsiooni kaardiväe puhul. Oleme näinud seda Al-Qaidaga, oleme näinud seda ISISega. Ja enamik inimesi ei oska mulle öelda, kes on praegu ISISe juht või kes on praegu Al-Qaida juht. Õnneks. Ja kes on praegu Iraani revolutsiooni kaardiväe juht. Me lihtsalt teame, et need, kellega me läbi räägime, ei ole need, kes otsuseid teevad. Vaata, Michael, see on veel üks teema, millele sa oled palju keskendunud. Ja võib-olla on sellel hetkel peaaegu tobe seda üldse mainida. Tuumaküsimus Iraanis. Kas see on praegu läbirääkimiste lauast sama kaugel kui kunagi varem? Meil pole kunagi sellist positsiooni olnud, eks. Me pole kunagi nende tuumaprogrammi nii palju kahjustanud, et nad peaksid selle üles kaevama. Me oleme neid tegelikult tabanud. Me näitasime, et Hiina õhutõrjesüsteemid ei tööta. Et Vene õhutõrjesüsteemid ei tööta Iisraeli ja USA õhurünnakute vastu. Me oleme pannud nad olukorda, kus nende tuumaprogramm on nüüd samal tasemel kui Hormuzi väina kontroll. Nad tahavad väina kontrollida. Me ei saa teha ühtegi järeleandmist, mis lubaks neil seda teha. Ja ma olen mures, et meie Pärsia lahe liiklastel pole piisavalt selgroogu, eriti Kataril, eriti Saudi Araabial. Ma ei ole mures Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ega Kuveidi pärast. Need inimesed kaamera ees, me just näitasime Witkoffi ja Kushnerit, nad on Katarile liiga lähedal. See Vance Witkoffi ja Kushneri läbirääkimiste meeskond koos katarlastega peab lahkuma, kui me tahame suurt tehingut saavutada. Ka pakistanlased. Ma mõtlen, nende kohta on palju süüdistusi ja lugusid ärisuhete osas. Õige. Jah, ma töötasin Osama bin Ladeni haarangul objektilt luurematerjali kogumisel. Ja me teadsime, et ISI kaitses Osama bin Ladenit. Me keskendusime alati sellele, kes oli ISIS, mitte neile, kes olid juba pensionile jäänud.
ja see oli Hamad Gul. Tema oli see, kes tegelikult varjas Osama bin Ladenit Abbottabadis. Aga jah, Pakistan toetab terrorismi, Katar samuti ja ka Iraan. Ja me peame lõpetama teesklemise, nagu nad ei oleks. Michael Prejean, alati arukas ja silmi avav kuulda sinu arvamust pidevalt muutuvast olukorrast. Aitäh, et meiega liitusid. Ja aitäh kutsumast, vabandan pikkade vastuste pärast. Ei, aitäh sulle, aitäh.